Lugupeetud Riigikogu liikmed, austatud külalised, kolleegid. Minister Tõnis Lukas küll ütles, et ma näitan siin palju tabeleid, aga tegelikult ma siiski ei hakka teid väga arvudega üle koormama sellel põhjusel, et vähemalt minu teada on see informatsioon laiali saadetud kõigile osalejatele ja ma tean ka, et hea kolleeg Sotsiaalministeeriumist ja Tööturukassa näitab veidikene või vähemalt räägib veidikene statistilisest poolest, sellepärast ma näitan pigem taustaks paari mõtet või paari seisukohta lihtsalt selleks, et need võib-olla meile tugevamini kinnistuksid. Noorte inimeste traditsiooniline elukäik, hariduse omandamine, tööle asumine ja perekonna loomine on ajapikku muutunud ja kindlasti on tänaste noorte elukorraldus märksa paindlikum kui paarkümmend aastat tagasi. Just nimelt seepärast, et õppimine ja töötamine ei ole enam nii palju ajalises järjestuses kui näiteks minuealistel, kui diplomi kätte said, siis üldiselt õppimise peale enam ei mõtlenud, siis oli vaja hakata tööd tegema. Elu nõuab, et nüüd taas hulk aastaid hiljem peab ka minusugune õppima, minuealine õppima ja kindlasti noored lähevad seda sama teed. Majanduslik ja tehnoloogiline areng ning töökorralduse ja arusaamade muutumine nõuab see oskuste ning teadmiste aina tihedamat uuendamist. Ja nii huvitav, kui see ka ei ole, siis tänapäeva noortel lasub ühiskondlik ootus olla kõrgelt kvalifitseeritud inimressurss, mis arusaadavas keeles öelduna tähendab mitmesuunalise ning elukestva õppimise nõuet. Seega tuleb haridusest tööle üleminekut käsitleda kui selge alguse ja lõputa kohanemist tööturuga. Nagu juba eelkõnelejad mainisid, siis haridus ja formaalselt tunnustatud kvalifikatsioon omandavad järjest suurema tähenduse. Noored ise aga muutuvad heas mõttes laialivalguvamaks grupiks ning nende vajadused, toimetuleku, õppimise vormide ja mahu koha pealt muutuvad aina isikupärasemaks. Paraku ei ole tööturg aldis uute tulijate sisenemisele isegi juhul, kui tekivad vabad töökohad. Ja veel kord siis, et tööturg eelistab haritud ja mitmekülgsete oskustega, teadmiste ning kogemustega töötajad ja seda eriti siis, kui töökohti napib. Ja kordan taas eelkõnelejaid, mida kõrgem on haridustase, seda paremad on töö leidmise võimalused. Paraku ja noorte osaks, juhul kui õnnestub kohe peale kooli lõpetamist töökoht leida, siis üldiselt nende pärusmaa on esialgu vähemalt mittetraditsiooniline tööhõive, ebatüüpilised ja paraku ka vähem kaitstud lepingud. Millised siis on riigi võimalused noorte toetamiseks töövalmiduse, konkurentsivõimelisuse ja tööturul toimetuleku mõttes? Jälle kordan eelkõnelejaid, peamine on haridus ja oluline tuleviku kindlustamiseks on õppida võimalikult hästi ning omandada kutse- ja erialased oskused. Formaalhariduse tunnistus töökohta ei garanteeri, kuid laiendab oluliselt selle saamise võimalusi. Tööturu statistika tõendab, et just need, kes pole tasemeõpinguid lõpetades kutset omandanud, on kõige keerulisemas olukorras. Nii on kvaliteetse põhi-, kutse- ja kõrghariduse kättesaadavus ning motiveeritud õppurid Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnangul peamisteks teguriteks, mis noorte olukorda tööturul mõjutavad. Noorteühenduste Liit juba mainis ära karjääriteenuste osutamise ja nõustamise. See on ka ministeeriumi arvates väga-väga oluline teema ja sellega kaasneb siis töö- ja ettevõtlusmaailma tutvustamine põhimõttel, mida varem, seda parem. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi koostööleppele viime alates 2007. aastast ellu ühist riiklikku programmi karjääriteenuste süsteemi arendamine, sihtasutuse Innove karjääriteenuste arenduskeskuse juhtimisel. Seda rahastame siis nii riigieelarve kui Euroopa Sotsiaalfondi kaudu. Karjääriteenuste osutamine toimub vastavalt sihtrühmale mõlema ministeeriumi haldusalas. Noortele suunatud teenused tagab Haridus- ja Teadusministeerium, tööturuteenused Sotsiaalministeerium. Võin ära mainida, et 2009.–2010. õppeaastal said grupi või individuaalset karjäärinõustamist kõik põhikooli ja gümnaasiumi astme lõpuklasside õpilased. Sellele lisandub koolide õppekavas läbiva teemana käsitletav karjääriõpe. Karjääriinfot ja nõustamist pakutakse ka teiste klasside õpilastele ja ka kutseõppuritele, kuid tõsi küll, seda märksa väiksemas mahus. Kiiresti muutuv elu- ja majanduskeskkond nõuab aga meilt enamat. Noored vajavad tööelus toimetulekuks ka sellist tuge, millele formaalharidus tavaliselt tähelepanu ei pööra. Näiteks koolivälisest õpikeskkonnast saadud teadmised ja oskused
kogemus olla kaasatud ning osaleda võivad olla noorte tööelus võtmetähendusega. Noorteühenduste Liit juba rääkis, et noorsootöö on väga oluline noore inimese toimetuleku toetamisel. Tõsi, Eesti riigis on see üheks noorsootöö lähtekohaks olnud juba päris ammu, nimelt 1936. aastal heaks kiidetud noorsoo organiseerimise seaduses juba nähti seda vajadust. Meetodeid on noorsootöös palju, ma ei hakka neid kõiki ette lugema, mainin võib-olla mitmekesisemaid, näiteks õpilasmalevad, kutsete ja ametite tutvustamine, koolitused tööõigusest, huvide ja annete väljaselgitamine huvihariduses. Mitteformaalse õppimise käigus omandab noor inimene oskusi ja teadmisi, mida kaasaegne tööturg tähtsaks peab, näiteks paindlikkus, iseseisev mõttemaailm, oskus reageerida kiiresti ja positiivselt töö ning elukonna muutustele, valmidus ja harjumus elukestvaks õppeks. Selline arusaam jõuab tasapisi ka teiste ühiskonnagruppideni, aga tõsi küll, teadlikkus on noorsootöö koha pealt siiski veel madal ning mitteformaalse õppe tulemuste arvestamine tööturul võiks olla märksa levinum. No, tuleb tunnistada, et aeg-ajalt on probleeme õpitu ja kogetu teadvustamisega ka noortel endil, seepärast on ju raske kirjeldada, mõõta, hinnata ja tõestada näiteks jalgpalliturniiri korraldades kogetut või õpitut. Eriti käib see just tegevuse kohta, mis on noorte omaalgatuslik ja väljaspool erinevaid organisatsioone või institutsioone. 2008. aastal kinnitas haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga riikliku programmi noorsootöö kvaliteedi arendamine, mille rakendamiseks kasutame ka Euroopa Sotsiaalfondi tuge. Selle programmi põhieesmärgiks, nagu minister juba enne mainis, ongi tõsta noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks läbi noorsootöö teenuste kõrgema kvaliteedi. Programmi juhib Eesti Noorsootöö Keskus ja jätkab seda ja partnerina on sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo. Ma eraldi mainiks ära seda, et nimetatud programmi kinnitamisega 2008. aastal oli Eesti üks esimesi Euroopa Liidu liikmesriike, kes kaasas Euroopa tõukefondide vahendid riikliku programmi elluviimiseks just nimelt noorsootöö valdkonnas. Ja tänaseks on seda teinud mõned teised liikmesriigid ja see on kirjas päris mitmes siis üle-euroopalises noorsootööd puudutavas dokumendis. Õpingute jätkamise toetamisest oli juba juttu, ma lihtsalt mainiksin veel kord üle tuleprogrammi, see on siis, milles 75 miljonit krooni maht, 13 õppeasutust osaleb ja eeldatavasti, või vähemalt eesmärk on vastu võtta 800 jätkuõppurit selle programmi raames. Programm Kutse siis kutsehariduses, selles osalevad 41 kutseõppeasutust, mis tähendab, et selles osalevad praktiliselt kõik kutseõppeasutused Eestis ja loodame, et vähemalt 400 varasemalt õpingut katkestanud need lõpetavad. Kui juba noor inimene on jäänud töötuks, siis ka siin on võimalusi mitte ainult läbi Töötukassa või läbi ministeeriumi, aga on võimalusi ka noorteühingutel ja organisatsioonidel nende noorte inimeste kaasamiseks. Näiteks võib tuua noortevaldkonna projekti Tahe, mille raames Eesti Noorsootöö Keskus ja Töötukassa koos vahendavad noortele töötutele võimalusi lüüa kaasa vabatahtlikuna noortevaldkonna asutuste ja organisatsioonide töös. Teine näide on Euroopa Noored Eesti büroo koolitusprojekt Tulen turule selle aasta alguses, mis pakkus 18–30-aastastele töötutele noortele pikaajalist koolitust. Just nimelt, et arendada eneseanalüüsi ja oma teadmiste esiletoomise oskusi, ehk teisest öeldes ennast paremini tutvustada selleks, et tööd leida. Oluline on, ma tahaks tänada Kultuurikomisjoni, Eesti Noorteühenduste Liitu, Sotsiaalkomisjoni, vabandust ka, ja Eesti Noorteühenduste Liitu, et see teema on täna siin päevakorras ja väga erinevate organisatsioonide esindajad on siin kohapeal. Et tõsi, küll ega rääkimine ainult olukorda ei paranda, aga ma arvan, et väga oluline on ka, et kuulata üksteist. Ja sellepärast suur tänu veel selle kokkusaamise korraldajatele ja mina ise olen väga seda meelt, et noorte tööhõivele ja üldse noorte teemale eesmärgistatud programmid, ettevõtmised,
saavad oluliselt paremad siis, kui me käsitleme noori partneritena selle juures, et ei ole tegemist mitte ainult subjektidega, noorsootöö subjektidega või tööhõive parandamise programmi subjektidena, vaid just nimelt tegemist on kõigi nende asjade partneritega. Aitäh teile!